me saame jätkata Kuressaare haigla kohtub kogukonna loengusarjaga, mis on olnud pikalt pausil. Ja meil on külas Priit Terasmaa, toitumisterapeut, kes töötab Tallinnas, tal on ka siin oma ettevõte. Loeng pidi olema tegelikult sügisel. Me rääkisime pikalt, et loeng oli planeeritud sügisel, kuid siis seoses viiruste hooajaga on siis loeng lükkunud tänasesse päeva. Ja ma ütleks ainult nii palju, et Priit Terasmaa on väga hea lektor. Ma loodan, et meil läheb siin tund või isegi rohkem ja saame kuulda häid nippe, kuidas hoida tervist ja ka siis ka tervislikumalt toituda. Palun. Aitäh. Sellise meeldiva sissejuhatuse eest, et tookord pidin siia tulema ja minu poeg sai siis COVID-i positiivse just eelmisel päeval. See oli ikka täielik jama ja jäi ära kõik meil. Aga ühesõnaga toitumisterapeut olen ja Tallinnas on toitumisteraapia keskus siis koos kolleegidega. Seal olen nüüd 4. aasta läheb juba, kliente võtan vastu. Aga üldse ma olen täielik tervisefänn olnud juba lapsest peale. Tegin omale võililledest ja nõgestest leotisi ja pesin pead ja nii edasi. Kuidagi lapsest peast juba tulid sellised asjad. Ja siis see tervise teema mulle väga meeldib. Täna siis räägin, vaatame, millest ma räägin, siis keerulinegi kokku võtta. Aga vahepeal, kui teil on küsimusi, siis kohe küsige vahele või kommentaare. Siis vaatame. Aga üldiselt umbes 1,5 tundi siis katsun ajast ka kinni pidada kenasti. Ja siis ongi, et kui me tavaliselt investeerime raha panka või kogume pensionifondi või kes ostab aktsiaid, kes kogub niisama, et tervisepanka investeerimine on täpselt sama tähtis. Et näiteks kodus läheb pesumasin katki, mul on kogutud raha, võtan sealt raha, ostan rahuliku südamega uue pesumasina. Aga siis, kui mul on tervisepanka kogutud ressurssi, siis haigus tuleb, võib-olla mõni viirus, põen palju kergemalt või ei põe üldse. Ehk see on siis, et saan siis rahuliku südamega selle pesumasina ära osta, nii et ei muutu midagi eriti. Et väga tähtis on siis koguda ressurssi ja investeerida tervisepanka. Ja siis täna vaatamegi, et kuidas seda teha, sest seda me peame tegema tegelikult kogu aeg. Ja ongi ju keegi, haigus ei tule ju niiviisi, et kukub lihtsalt puu otsast pähe. Et ikka mõned, kroonilised haigused, nad ikkagi, see on ju mitmete aastakümnete teel kujunevad. Ja need on mingid põhjused. Teisest küljest me seda täpset põhjust ikkagi tänapäeval ju teada ei saa. Nii et siis vaatame, mis me saame meditsiini toetuseks teha ja mis me saame ennetamiseks teha. Toitumisteraapia tegelikult võiks olla ennetamine. Et ma tahaks, et tuleksid sellised kliendid, kes on täiesti terved ja siis ütlevad, et ma tahan nüüd hakata ennetama, et ma oleksin täiesti terve oma eksistentsi lõpuni, näiteks 100-aastaseni või kaua siis keegi on planeerinud elada. Aga minu juurde tuleb päris palju erinevate krooniliste haigustega inimesi ka juba ja neid haigusi saab juba ka toetada tegelikult, kui väga tõsiselt võtta seda asja. Endaga tegeleda, saab neid toetada. Ja mis uuringud näitavad, et põletikuvastane dieet koos treeningu ja hea unega. Ma ise lisaks siia veel selle, millest ka paljud uuringud räägivad, et ka see vaimne olukord peab olema kontrolli all ehk pähe tuleb ka ruumi teha. Selle paneks veel siia juurde. Aga siis on välja toodud palju haigusseisundite paranemisi ja haiguste ennetamise osas väga tähtis. Ja põletikuvastane dieet, me võime nimetada lihtsalt tervislik dieet või tervislik toitumine. On sama, põletikuvastane. Et olete kindlasti näinud seda toidupüramiidi Tervise Arengu Instituudi poolt on siis meile antud. Et see esimene on nüüd see,
siis noh, see selline tasakaalustatud toitumine, et sa saad siit enam-vähem kõik need vitamiinid ja mineraalained ja siis sellised essentsiaalsed toitained kätte. Aga mis on siis ka, mida näitab tegelik elanikkonna toidulaud, on see teine pilt, kus siin on väga palju selliseid tühjasid aukusid sees. Ja siin on need sellised töödeldud toite on rohkem, siin ütleme mahlad ja gaseeritud joogid ja magusad ja et ta on nagu tasakaalust väljas üldiselt sellise tavalise inimese toidulaud. Ja minu klientide puhul ka, ega menüüd on ikkagi, menüüd on, ütleme, sellised ei ole tasakaalus, kuna me lähme ju täna poodi. Ja siis 2 reas on lihtsalt sellised värvilised riiulid, on ju. Ja sealt nagu toitu leida on, sa pead ikkagi mõtlema. Ja eriti suures ohus on lapsed, kellel on ju taskuraha ja nad lähevad poodi ja nemad ostavad ju seda, mis on suule hea, mitte seda, mis kõhule hea on. Ehk siis tervislikku toitu, on ju. Et meil on kuidagi see ühiskond või see, ütleme, ühiskonna korraldus ka väga soodustab seda. Et keeruline on isegi võib-olla seda puhast ja head toitu leida. Nii, ja juba siit me näeme, et inimesed on toitainete puuduses. Ja kui toitainete puudus ikka kestab pikalt, noore inimese keha saab ju kõigest üle, on ju. Aga kui see ikkagi pikalt kestab, siis seda juba seostatakse tänapäeval. Palju uuringuid on tehtud juba selles mõttes krooniliste haigustega. Ja viirused kõik tulevad kergemini külge ja nii edasi. Aga siis toit on kõige võimsam vahend üldse ennetamaks igasuguseid haiguseid ja surmasid. Ja mida uuringud ütlevad veel, et just mikrotoitainete puudused seostatakse täna just uuringutes hästi palju erinevate haigustega ja need on ennetatavad. Aga me peame ju teadma siis, mida ennetada, on ju, või kuidas toimida. Ja siis ka kõik need näitajad on ju verenäitajad ja erinevaid uuringud, mis näitavad, et meil on millestki puudu ja mida siis juurde peaks võtma ja kuidas toituda, on ju. Et selle kõige ka selline analüüsimine või et mis ma siis tegelikult tegema pean, on ka üsna keeruline, sest täna jälle ükskõik, mis sotsiaalmeediakanali võtad lahti, tuleb ju see, et tervislik toitumine ja võib-olla olete ka märganud, ma ise küll märkan nagu igal pool, ma olen hästi nagu muidugi valdkonnas sees. Kõik räägivad sellest, hästi palju erinevaid dieedisoovitusi ja erinevaid trennisoovitusi ja et mida siis üldse teha. Ma ise arvan, et see, mis mina räägin, on ju kõige õigem, aga ma ütlen ka alati, et peab siis vaatama, peab ise nagu ka enda sõelast kõik selle info läbi laskma, on ju. Et näiteks, et oomega-3 puudus on meil populatsioonis üldiselt teada, kõik teavad seda ja just, et kui on see oomega-3 ja 6 tase, mida mõõdetakse, et kui ta on väga oomega-6 kasuks, siis see soodustab jälle põletiku tekkimist, soodustab rohkem siis viiruste külge hakkamist ja nii edasi, et üks näide lihtsalt siia. Aga mõned uuringud, millest meil siis nagu puudu jääb üldse tavalise toitumise juures. Siin on nüüd globaalsed puudused välja toodud. Siin on nagu kogu maailma, see tähendab seda, et see ei pruugi nagu meie riigis olla nii, on ju. Et raud, jood, sink, fool, happe, A-vitamiin on sellised globaalsed kõige suuremad puudused, mis inimestel tekivad. Siis üks Ühendkuningriigi. Jaa. Ja. Saarlastel nii palju, kui ma analüüsi teinud, et enamasti on foolhappe puudus, kui ei võeta juurde, et ma ei tea, sööme vist ikkagi vähe seda rohelist. See foolhappe on tavaliselt referentsväärtuse alumise piiri juures või lausa alla ja kui anda juurde, siis ta läheb ilusti ülesse. Baasväärtus on ikka madal. Ja kes seda mõõdab, on ju? Paljud elavad nii, et nad ei tea, et neil on puudused. Rauapuudus ka väga levinud.
rauapuudus hästi levinud inimestel, mul peaaegu igal teisel naiskliendil, ütleme nii, pigem naistel tundub rohkem, on aneemiat. Nii. Üks Ühendkuningriigi uuring, kus siis rohkem on välja toodud, et naistel ja noorematel täiskasvanutel millegipärast siis tekib erinevate toitainete puudus tavapäraselt süües. Praegu siin ei ole välja toodud, mis see nende tavapärane siis söömine on, aga ütleme siis see tavaline toit, kuidas inimesed siis söövad. Nad ei ole mingil erimenüül. Et siin naised on saanud toidust oluliselt vähem 9 mikrotoitainet ja 20-ndates noored on jälle saanud oluliselt vähem siis järgmisi toitaineid. Et see seleeni tarbimises 50,3%, siis alla päevase soovitava koguse on naistel, meestel jälle oluliselt väiksem see protsent. Et selles mõttes neid uuringuid, ma lihtsalt näitan, et meil on tegelikult päris palju on uuritud seda toitainete teemat üldse, et millest meil puudu jääb. Minu lemmikteema näiteks mahetoit. Nii, väga palju on tegelikult tehtud uuringuid. Siin on selline uuring, 67 liha ja 196 siis piimaalase avaldatud teadustöö analüüs. Nii. Mahepiim sisaldab märkimisväärselt rohkem omega-3 rasvhappeid. Et mahetoit sellepärast, et uuritud on ka täna, mul neid uuringuid ei ole siin isegi täna välja toodud, läheks liiga pikale, just seda, et meil kasutatakse palju, esiteks taimekaitsevahendeid, loomadele kasutatakse farmides palju seal antibiootikume, erinevaid muid lisandeid, et olete kindlasti kuulnud. Ja juba sellepärast, miks tarbida mahetoitu, et see on meie tervisele parem. Me saame vähem erinevaid lisaaineid ja mürke oma organismi, mida meie siis organism peab välja töötlema ja oleme tervemad. Ja samas uuringud näitavad, et mahetoidus on rohkem toitaineid. Siin nüüd üks Barcelona ülikoolis läbi viidud uuring, et mahetomatid sisaldavad siis rohkem fenoolseid ühendeid kui tavalised tomatid. Ja erinevused siis põhjendatud just kasutatud väetistega, et mida mahepõllumajanduses ei kasutata, siis neid lämmastikväetisi ja selle tulemusena on taimedes siis rohkem antioksüdante. Veel 97 teadusuuringu võrdlev analüüs. Mahetaimekasvatustoodang sisaldab siis oluliselt rohkem polüfenoole ja antioksüdante. Et päris palju on uuringuid tehtud. Et miks me peaksime mahetoodangut eelistama? Esialgu sellepärast, et siis me oleme ise tervemad, ilusamad, on ju. Kõik need asjad kokku. Ja see oleks juba ka samm, selles mõttes ka selle maailma parandamise poole, on ju. Aga mina tavaliselt alati vaatan nagu just tervise suunalt neid asju, on ju. Et mõned inimesed on tõesti maailma parandajad, loomade kaitsedeks erinevad. Mina vaatan alati, et kuidas see inimese tervisega seostub. Et mul endalgi oli väga huvitav näide, ma ise pean ennast, et minul on raudne tervis, aga paar nädalat tagasi ma sõin tavalisi poeviinamarju ja viinamarjad mulle täiega maitsevad ka, et ma sõin ikka palju ja siis mul oli 3 ööd järjest läks mul pool keha selliseid kuplasid täis. Hästi sügeles hirmsasti ja mitte midagi muud ei olnud muutunud mu elus kui need viinamarjad, siis ma mõtlesin, et see pidi sellest olema. Üks küsimus. Te andsite vihje selle loomakasvatus kasutatava antibiootikumide kohta. Et kas on mõni uuring, et kuidas see seda lõpp-produkti võiks mõjutada? Peab uurima, jah. Selles mõttes ma praegu ei tea. Niimoodi kaasas ei ole. Aga kindlasti on. Need ju nähtavasti need maheinimesed on kindlasti teinud, aga neid on välja toodud, selles mõttes ma olen lugenud, on ju, aga ma ei tea praegu täpselt öelda. Et nii, jah. Mõnes mõttes nagu hirmutavad.
tööstus on ju meeletult suur ja selle antibiootikumide kasutamine on väga laialdane loomakasvatusele. Nojah, ma tean, et ennetavalt ja hobustele ja kõikidele antakse ennetavalt, on ju. Et suurfarmides. Nii-öelda see säilitamine seal, ütleme lihakombinaadis või kus nad piserdavad millegi üle, et liha säilitamist. Ja just ju siis pannakse ju säilitusained veel pärast, et poest on ju valmis lihatoodetes, on ju kõik sees nitraadid ja nitritid ja kõik need, mis meil seal on ju. Nüüd on hästi populaarne, et seda E621 enam ei ole, on ju, et see on kohe peale kirjutatud, et selle vaba, aga no tegelikult on ikka päris paljudes veel sees. Ja no kõik need lisaained kokku ja vee osas on ju ka tehtud uuringuid siin Tallinna ja Tartu vee kohta olid isegi üleriigilistes ajalehtedes need uuringu tulemused, kuidas seal nii-öelda kraaniveeses on siis beebipillide jäägid ja antibiootikumide jäägid, on ju. Paar aastat tagasi oli see, toodi välja, et üks härra teadlane, kes neid uurib, ma ei saa praegu ta nime öelda, et ei tule meelde. Et ja siis riided võiksid meil mahedad olla, on ju. Puuvilla kasvatamine on maailma kõige üldse saastavam 10% kogu maailma kemikaalidest puuvilla kasvatamiseks. Ühe T-särgi tootmisele läheb 150 grammi kemikaale. Sealt me saame jälle, on ju, läheb loodusesse see, siis paneme seal särgi selga, noh ka, eks ole, midagi saame sealt nahale ka. Nii, aga mahedast me siis täna rohkem ei räägi. See on lihtsalt hästi tähtis teema, millele, vaadata, et me, lähme ka õue, on ju, hingame auto tossu sisse, et me ei saa nagu päris, väga äärmuslikuks minna, on ju. Et põhiline on ikkagi ka elurõõm, et oleks nagu rõõmus, on ju. Sellepärast, et kui me hakkame nagu mõtlema, et appi, on ju, siis võiks ka kohe ära minna, on ju. Et põhiline on nagu elurõõm, on ju. Aga mis veel puudused? Veganlus, seleenjood. Selles mõttes, et mina usun, et vegan ja taimetoitlane täiesti on võimalik niimoodi toituda, aga sa pead olema hästi nagu teadlik. Võtame uuringud, siin üsna hiljutised Suurbritanniast, täis vegan dieedil naistel madalam seleeni ja jooditase. Soomes madal seleeni tase veganitel, sama tulemus Taanis, märkimismäärselt vähem D3, seleeni ja joodi. Sest et ütleme, D-vitamiini mõningal määral me ikkagi loomsest toiduainest saame, kuigi põhiline on nahk sünteesib, eks. Seleeni on pinnases väga vähe ja meie toidus täna peaaegu üldse ei ole, aga teda mõningal määral siiski, aga rohkem jälle loomses, on ju. Et siis need, vegan dieedil olevad inimesed natukene veel rohkem võivad olla defitsiidis. Ja siin üks selline võib-olla hästi lühidalt, mida oma toidust siis eemaldada kõigepealt kõrge põletikulise indeksiga toiduained või ebatervislikud võime ka nimetada. Suhkur, fruktoosisiirup eriti, et suhkrut tegelikult, pärast tegelikult räägime natukene suhkrust täpsemalt, rafineeritud süsivesikud ehk siis igasugused töödeldud, ütleme, jahutooted ja saiad, koogid, pirukad, kõik jätame menüüst välja ilusti, on ju. Et võiks tegelikult täis terast ise küpsetada. Töödeldud lihatooted, nagu rääkisime. Juba parem samm on juba osta seda tavalist liha, aga osta puhast liha ja küpseta ise ära. Ja kui on vaja mingit vorstilaadset, siis võib lõigata lihaviile või ise. Et see on juba suur samm nagu tervise poole. Ja transrasvad. Kui pakendi peale on kirjutatud osaliselt hüdrogeenitud taimsed rasvad, need on tänapäeval sees ainult poekookides. Kui lähete sinna, kus on see koogilett, on ju, paar aastat tagasi ma tegin uuringu, vaatasin läbi kõik need koogid ja tollel ajal oli minu meelest 60% olid sees siis need rasvad, mida me üldse ei taha saada. Paljudes oli juba välja võetud, et seal koogiletis ka kui ostate, siis vaatate sildi pealt. Ja see juba annab ka
tootjale selle info edasi, et nõudlus on tervislikuma kauba järele. Et miks meil on nii palju ebatervislikku on, sest inimesed ju kõik ostavad seda. Ma just käisin tervisemessil, see oli Tallinnas. Seal oli hea praejuust, sai õnneks proovida. Ja nii tuli soolane, et siis ma ütlesin neile, et nii soolane on, aga me ei saa panna vähem soola, siis inimesed ei osta. Ja niimoodi need asjad, mis siin toimuvad meil. Nii. Väga tähtis. Te olete kindlasti kuulnud palju nendest headest bakteritest, kes meie soolestikus elavad ja siis vastutavad meie immuunsuse ja tervise eest. Ja kui seal soolebakterite koosluses lähevad asjad paigast ära, siis seal tekib düsbioos või erinevad, on ka erinevad haigused muidugi soolestikus, aga üldiselt on selline düsbioos. Minu klientidel toitumisteraapias, ma ei tea, võib-olla jah, peaaegu kõigil, ütleme nii, mõnel üksikul, kellel ei ole mingisuguseid soolestiku probleeme, ikka puhitab ja valutab ja pitsitab ja sealt ja kõht on kinni ja kõht on lahti ja need on sellised nagu põhilised asjad, mis on inimestel. Ja see näitab, et kõhule ei meeldi midagi. Ja tavaliselt on nii, et arsti juures on juba käidud, mingisugust ju haigust ei ole leitud, aga inimesel on nagu väga paha. See on üldiselt nagu hästi tavaline, millega minu kliendid tulevad. Ja siis ongi, me võime isegi seal toitumisteraapias ja funktsionaalses meditsiinis teeme neid, ütleme, soolestiku teste, et paneme kakapurki ja saadame Taani näiteks laborisse või Tallinnas teeb ju ka Tehnikaülikoolis Kaarel Adamberg neid soolestiku analüüse ja uurib seda kõhu bakterite kooslust. Aga tegelikult on, mis ma olen nagu näinud, et ikkagi on töö endaga. Seal võib ju olla bakterite kooslus tasakaalust väljas, aga ka teadlased ütlevad, et 1-2 päevaga, kui toitumist muuta, juba muutub bakterite tasakaal kõhus 2 päevaga juba. Aga ühesõnaga nendest bakteritest meil väga palju oleneb. Ja hästi head materjalid on Kaarel Adambergil. Tal tegi, siis alt saab tema asju vaadata sealt. Tal on artikleid ka ilmunud. Ja põhiline, mis veel räägitakse, on siis nii-öelda liikikatt või lekkiv soolestik, on ju. Et siin pildi peal siis siin on ilusti ja siin on siis lekkiv soolestik, et seal on kõik paigast ära ja seal õiged tegelased siis ja valed tegelased pääsevad valedesse kohtadesse, aga põhiline asi, mis me oma soolestiku korrastamiseks kõigepealt saame ette võtta. Ikkagi on töö endaga ja tervislik toitumine. Nii. Inimesed tulevad, tahavad teha toidutalumutuse teste ja soolestiku teste, et osta kalli raha eest see ikkagi see asi, mis mind nüüd terveks teeb. Aga ikkagi pärast selle testi tegemist on jällegi suur üllatus, et ikkagi peab hakkama endaga tööd ise tegema. Ja see käib üle jõu. Võt. Ei ole mitte ühtegi tabletti ja ei ole ka ühte sellist super mingisugust tabletti või supervilja või supertoodet, mis aitab. Nii, kiudained põhiline. See on täpselt seesama, see 5 peotäit on ju köögivilju, olete kindlasti kuulnud, on ju, räägitakse ka, päevas 5 peotäit on ju. On igast väljakutsed ja asjad ja see on väga äge. Sest et kui korralikult anda kehale kiudained sisalduvad köögiviljades, marjades, puuviljades, täisteras, pähklites, seemnetes ehk süsivesikute sees on kiudained. Näiteks suvikõrvitsa sees 100 grammis 3 grammi, linaseemnete sees kõige rohkem 100 grammis 28 grammi. Nii. Aga mida nad teevad, on nad korrastavad seedimist, sest kiudained on toiduks headele bakteritele. Ja sellepärast me peame sööma seda 5 peotäit.
näiteks hästi geniaalne minu meelest on see taldriku reegli pilt, võib-olla on keegi näinud, on silme ees see, et pooleks on see taldrik, on ju, pool on siis need köögiviljad, ütleme marjad, puuviljad, siis 1/4 on täistera ja kartul ja 1/4 on siis valguline materjal. Et kui 3 korda päevas, noh, umbes selle taldriku reegli järgi nüüd 3 põhitoidu korda, siis sa enam-vähem saad kätte selle kiudainete osa. Mis meil täna on probleem? Lähme oma kontoritesse, hommikul võib-olla isegi mõni ei söö, on ju, siis võtab kohvi, siis on seal mingi küpsis, on võtab küpsise ka, on ju, siis veresuhkur läheb ülesse, siis veresuhkur läheb ruttu alla, siis tahaks järgmist kohvi, on ju. Mul üks klient jõi 20 tassi kohvi päevas, noh, midagi ei söönudki. Aga oli elus veel, et tuli minu juurde isegi veel ise. Et ja ei anta süüa, on ju, kehale. Kiudained aeglustavad süsivesikute imendumist. Mis see tähendab? Et kui me võtame apelsinimahla, isegi pressitud apelsinimahl, mis muidu tegelikult on tervislik nii-öelda, noh, see on ju tervislik, on ju. Aga sinna läheb sisse 4 või noh, ütleme 4 apelsini keskmist. Esiteks on see veresuhkrule juba liig. Ühel toidu korral oleks hea võtta 1 apelsin, et meil veresuhkur oleks tasakaalus. Teisest küljest mõnikord, kui see pressitud mahl on selline, et sealt kiudaine pressitakse välja, kiudaine on see, mis aitab nagu selle glükoosil aeglaselt vabaneda. Nii, ja siis parem on alati võtta see terviktoit ehk apelsin, on ju. Nii. Ja no kiudained aitavad kõik siis jääkaineid välja viia ja veresuhkru tasakaalust rääkisin. Ja uuringud, mida näitavad, kiudainetud, noh, nagu iga asja kohta ikka tehtud väga palju uuringuid, aga toon ikka välja, et kõik on mul siin uuringutega ilusti põhjendatud. Pole midagi Google'ist võetud. Et on siis, mis on välja toodud, et suurenenud kiudainete tarbimisel võivad siis need nii-öelda haigused väheneda või neid, noh, ütleme, võtame nagu, et toetada saab neid haiguseid kenasti. Et ma arvan kõikide, jah, nende kõikide haigustega on minul olnud kliente, et kes tõsiselt endaga töötavad, need saavad ikkagi väga palju toetust. Noh, sinna ma ütlen, ainult toitumine muidugi alati ei tee midagi. Ma ikka alati räägin inimestega toitumine, siis füüsiline liikumine, kes ei saa palju liikuda, ongi jooga, võimlemine, on ju. Mõni saab ujuda, mõni saab ainult käia, siis ta käib iga päev. Või noh, liigutab kas või tooli peal ennast ja siis on päheruumi vaja teha. Need mustrid kõik ja mille peale närvi lähed, need on vaja kõik ära lahendada. Et siis hakkab nagu koos toimima see paranemine. Ja no ega mõned saavad täna ju täiesti terveks ka mingitest asjadest. Kas on mingit vahet, kui ütleme täisteras, kas me võtame täistera sepiku või täistera leiva või on seal põhimõttelist vahet? Ei, mina ütlen seda, et kõiki neid teravilju võiks süüa. Täistera nisujahu. Täiesti super, aga et ei sööks ainult nisujahu, on ju. Võtaks sinna juurde ruukijahu, odrajahu ja pudrusegusid, täistera kaera, on ju, täistera riisi, toortatart võiks süüa, see küll päris ametlikult ei ole nagu teraviljad all, aga siiski on ju, et nagu erinevaid, et mitte ainult ühte. See nisujahu just mõtlesid, jah? Kas on täistera sepp müües, kus ma täistera rokkileiba, kui ma tahaks mõelda, et ma tahan need kiudained väga saada? Jaa, ei ikka, selles mõttes täistera saia või sepikut me muidugi ei leia poest, on ju, täna tegelikult. Täistera ruukijahu leibasid on juba küll ja küll. Mina vähemalt ei ole sepikulist näinud, mis oleks täistera. Seal on võib-olla küll olla täistera peale kirjutatud ja siis vaatad, sealt sildi pealt on 5% seda täistera jahu ja siis on see ülejäänud on see rafineeritud, on ju. Aga saialist saab kenasti ise küpsetada. Isegi võid ju pärmi panna, on ju. Ja teed, võtad täistera nisujahu, väga kiiresti tuleb kõik teed valmis. Õpid käppa ja ongi tehtud, on ju. Aga jälle, mis see rafineerimisprotseduuri juures kõige selline halvem on sellele algtoidu-toorainele? Sealt siis väidetavalt, nagu on kirjutatud, toitaineid lihtsalt võetakse välja, kuna selle nii-öelda terast siis see ümbris
ja mina olen lugenud, et ka siis see tuum võetakse ära. Et toitained on vähem. Me ei sure ära, kui me sööme seda, aga me oleme toitainete puuduses ikkagi. Ja siin on erisused, miks sellest nisust räägitakse, et ma arvan, et kuna nisu ongi see, mida kõige rohkem tarbitakse, ja tihti on see tulevad toidutalumatuse testid. See ei ole küll meditsiinis nagu aktsepteeritud, aga toitumisteraapias tehakse. Ja alati on seal nisu. Ja tegelikult ma olen vaadanud, et kas see on see nisu päriselt inimest mõjutab või on ikkagi need pestitsiidid, millega see on kasvatatud, sest et teraviljadele ka kasutatakse väga palju taimemürke. Et see alati jääb ka see küsimus, on ju. Või jääb see küsimus, et võib-olla inimene sööbki teraviljadest ainult nisu ja ta keha juba reageerib sellele. Et erinevaid teravilju. Ja gluteenitalumatus ja siis on veel tsöliaakia, on ju. Et kui on gluteenitalumatus ja kui on teada, et tõesti ärritab, siis kindlasti tuleks tsöliaakiat testida igaks juhuks, sest see on ju autoimmuunne haigus. Et siis tuleks kindlasti gluteen ära jätta, sest et autoimmuunsusega võib kaasneda, et hakkavad arenema ka mingisugused muud kõrvalsümptomid, on ju. Et on neid erisusi, aga muidu terve inimene võiks süüa erinevaid teravilju kenasti. Kui palju kiudaineid. Eesti toitumissoovitused riiklikud, Põhjamaades üldse umbes niimoodi 25–30 grammi päevas ja see tuleb jälle kokku. Kui me võtame selle 5 peotäit või see taldriku reegel, see tuleb umbes kokku kenasti. Haiguste ennetamiseks, mis soovitavad uuringud, et võib-olla veidi rohkem. Nii. Näiteks üks selline tore asi, mis mulle meeldib välja tuua, et see butyraat ja resistentne tärklis on, et selle abil, see on toiduks siis teatud bakteritele jämesooles, kes hakkavad tootma resistentsest tärklisest butyraati ehk võihapet, mis on siis väga tähtis. Üks selline suur ja tähtis nii-öelda bakterite poolt toodetav aine ja mis tema siis need head asjad on, mida ta teeb, on, et ta ravib meie soolestikku, leevendab põletikke, vähendab toksiinide kuhjumist, insulinitundlikkust, parandab ja nii edasi. Aga kust me seda saame? Et kui me sööme kartulit ja makarone kuumalt, siis nende sees on selline tärklise vorm, mis siin üleval peensooles ära lagundatakse. Aga kui nad on jahutatud, siis see muutub see tärklis resistentseks tärkliseks. Siin üleval pool ei osata midagi teha ja ta pääseb sinna alla jämesoolde. Ja siis jämesoole bakterid on täiega õnnelikud, nad saavad süüa ja toota siis seda butyraati. Ja sellest vaatepunktist on kartulisalat ja makaronisalat. Tervislikud on ja seal on see jahtunud kartul ja jahtunud makaronid. Need on ka ubades ja täisteraviljas, mis on pigem nagu selline kuivanud juba. Nii. Banaanides ja teda on erinevates. Aga siis et miks siis võib-olla rohkem süüa siis jahutatud kartulit? Ja eestlastel ongi ju kombeks, et keedame makaronid ära, siis jäävad sinna seisma potti ja siis teeme salatit. Et kiudained, kus need kiudained on? Seda ma juba rääkisin. Ja mida nad teevad? Tegelikult sai juba räägitud eelnevate slaidide juures. Ta suurendab natuke seda, kui on kõhukinnisus või kõhulahtisus, mõlemal juhul ikkagi suurendame, vaatame üle kiudainet menüüs. Ta nii aitab seda soolestiku nii-öelda väljaheite mahtu suurendada, kiirendada. Niimoodi, need on siis, on nii vesilahustuvad kui mitte lahustuvad kiudained, aga need on kõikides nendes köögiviljades mõlemad versioonid olemas. Ja nii. Mis need toitumissoovitused siis on, kui keegi tahab võtta toitumissoovitused? Et siin Taavi Tillmann ajakirjas Eesti Arst on toonud välja selle ja on palju selles mõttes uuringuid ja
nii välismaalt kui Eestist, et noh, mis puhul siis inimesed on kõige tervemad. Et siis umbes, mis see ongi, 70, mõnes kohas 80% tuuakse välja, et need on siis need köögi- ja puuviljad, on ju, kaunviljad, pähklid, seemned. Et niimoodi võiks see päevane menüü jaotuda. Ja kui nüüd niimoodi süüa, ega siia mingisugust, siia isegi väga raske on mingit saiakest lisada, sest tegelikult siis sa ei jäta enam ruumi päris toidu jaoks. Sööd ühe korra selle saiakese, siis ta on ju mingil ajal kõhus on mass sees, on ju. Et tegelikult. Ja siis inimesed küsivad, aga ma pean omale ikka midagi lubama ja mis elu see on, kui ma mitte midagi omale ei luba, kuule ma ei hakka elama niimoodi, on ju. Esiteks ma ei viitsi, ma ei oska süüa teha ja nii edasi, on ju. Et need on need sellised põhjendused, et jah, aga samas kõiki neid teisi toite saab nii häid teha. Näiteks see pilt, kui isuäratav tegelikult on. See on tervislik toit seal pildi peal, on ju. Tegelikult kui isuäratav, on ju. Et aga see natukene võtab, võib-olla jah, kui alguses hakata tegema, natukene võtab vaeva, aga lõpuks, kui seda ära harjuda sellega, siis saab seda ka jooksu pealt teha. Jaa, mul oli üks tähtis mõte, käis läbi korraks ja läks juba meelest ära. Võib-olla tuleb veel. Nii, uuringud. Need on sellest samast Taavi Tillmanni artiklist, see oli üks kokkuvõtte artikkel, et üks uuring siis 400 grammi siis juuri- ja puuvilju päevas oli siis statistiliselt oluliselt seotud väiksema suremusega. Nii. Teine uuring, üldsuremuse risk kõige väiksem, neil uuritavail siis, kes tarvitasid päevas 800 grammi juur- ja puuvilja. Ja siis südamehaiguste, see on 3. uuring nüüd, südamehaiguste tekkeriski puhul siis parim tervis neil, kes tarbisid jällegi 800 grammi päevas. Mis see keskmine inimene umbes sööb võib-olla veidi üle 1000 grammi. Et siis ta tegelikult, siin on nüüd, seal olid nüüd juur- ja puuviljad, ikkagi võtame selle umbes, et enam-vähem niimoodi läheb, on ju. Nii. Et te saate ise mõelda ka, palju te sööte. Jah. Ja mis on oluline? Töötlemata, naturaalne, värske, ökoloogiliselt puhas, metsikult kasvanud tooraine. Metsikult näiteks metsloomaliha on meil tegelikult kõige puhtam täna, mida kätte saada. Et ma ise ka, mõnikord, mul küll mingit sõpra jahimeest ei ole, aga mõnikord siit-sealt ikka keegi müüb, siis ma ostan sügavkülma. Ja toitainete rikas toit. Et need üksikud ained, mida mõnikord väga nagu propageeritakse, võib-olla teie olete ka kuulnud näiteks sellerimahlast. Olete keegi kuulnud? Väga populaarne alternatiivses maailmas. Aga ikkagi üksikud ained ei saa niimoodi mõjule. Meil on vaja kogu seda värvikammat süüa. Siis nad saavad grupina mõjule, sest nendes on erinevad ained sees. Et kui me võtame üksikut, siis jah, kui on, ütleme, suhteliselt ebatervislik toitumine olnud ja siis ma järsku hakkan sellerimahla hommikuti jooma, loomulikult on ja ma saan sealt igasuguseid häid aineid ja mõju on ja kõik ja siis tegelikult ka platseeboefekt toimib täiega hästi sellepärast, et Anthony Williams on oma meditsiinimeediumi raamatus seda niimoodi üles haipinud, selle sellerimahla, et kogu maailm tarbib seda, on ju. Ja tema kanaldab kogu seda informatsiooni universumist, mis annab sellele veel ka palju juurde. Aga tegelikult on see, et mina paneks sellerimahla sisse veel juurde Eesti tumedaid marju, on ju, erinevaid asju, siis oleks tõsine selline tervisepomm. Nii, mida ütlevad uuringud? Lääne inimene vajab 30 erinevat köögivilja nädalas, et siis see mikrobiota oleks toimiv, kõik need head bakterid. Nii. Mina olen ära lugenud
parematel päevadel saan 26 kokku. Ja noh, see on muidugi suvel on lihtne, on ju. Talvel meil on siin süüa vähe. No, aga siin on erinevad, võib-olla erinevad jällegi ka vaatenurgad, erinevad meditsiiniarud. Hiina meditsiin räägib ju, et ikkagi süüa seda, mis sul enda ümber kasvab, on ju. Talvelgi süüagi vähem ja nii edasi. Et siin tuleb jälle teha selline enda sõelast nagu see läbi lasta. Aga mida süüa? Praegu näiteks, mis metsas kasvavad, kellel on võimalik minna metsa alla korjama? Nii, naadil tasub siis korjata neid väikseid, mis on veel kortsus, on ju. Siis on jänesekapsas. Ma vaatasin eile põdrakanäpp juba tuleb välja, on ju, kuusevõrsed, männivõrsed, võililelehed, võililõied, karulauk hakkab juba varsti lõppema. See on 8 juba. Nurmenuk ja just ja nurmenuk on ju 9 juba. Neid tuleks praegu süüa iga päev. Mitte seda, et praegu ka väga paljud ei teele sotsiaalmeedia lahti või kuskil kõik müüvad mingeid pulbreid on ju pakiga. Et tee puhastust ja niimoodi. Aga tegelikult, kui võtta need pulbrite pakid lahti, vaadata, mis seal sees on tegelikult need samad asjad on seal sees. Et süüa tuleb nagunii. Et siis pigem võiks mitte võib-olla raha kulutada nende puhastuspulbrite peale, vaid süüa seda päris toitu. Ja siit näiteks üks klient just tuli, tema tarbis mustsõstra mingit lisandit. Aga see lisand on juba, seal on ikkagi juba midagi on sealt eraldatud, on ju, ma täpselt ei tea, on ju. Aga kui on lisand juba tehtud, kui ta ei ole just kuivatatud mustsõstar, et seal on ikkagi mingi tablett on tehtud, midagi on ära võetud, aga me tegelikult keha vajab seda mustsõstart, on ju, et seda terviktoitu. Näiteks siin pildi peal, kuidas teha hummust, panna näiteks siis kikerherned või herned ja siis kõik need need rohelised sinna sisse. Ja küüslauku ja oliiviõli ja siis see hummus seisab ju külmkapis 4 päeva vähemalt. Ja või siis teha selliseid salateid, kuidas süüa köögivilju. Siin sees on umbes 8 erinevat, mõned on vokitud, mõned on toorelt. Et mina ütlen alati, et midagi peaks nagu toorelt ka olema. Et kui me hakkame juba toitu kuumutama, juba seal 11 hävib on ju toitainetest. Midagi võiks toorelt olla. Et kuidas need 30 erinevat kätte saada? Kuidas käia, mitte selles suhtes kuidas, aga see neid samu nurmenukkolekti ja kõik neid rohelised metkist ja ütleste metsast, et ma ju ei toon, ma ei tea, nädalaportsu või sest et sealt ju langevad ju juba nõnda öelda paremad ained, ühesõnaga ära kas või C-vitamiin ju laguneb üsna kiiresti. Et siis peaksin elama metsa keskel. No jah, kui võimalus on, eks ole, kui mets on maja kõrval, siis on hea. Aga kui ei ole, siis tuleb mõelda mingi süsteem. Ja? Ma ise olen vahest niimoodi korjanud, et järgmisel päeval olen veel kasutanud neid. Aga jah, et see on teada, et ta juba hakkab kuivama ja nii edasi, eks. Ja. Aga ma olen ka pannud sügavkülma. Kohe lõikan tükkideks, panen sügavkülma ja siis teen seda hummust. Et see on ka variant. Et sügavkülmutamine ma olen ka lugenud, pidi olema üldse kõige parem on ju säilitamise viis. Et kondipuljong näiteks. Et sisaldab väga palju häid aineid, annab meile siis ka nii-öelda kollageeni on ju. Täna on niimoodi, et teed jälle vaatad, reklaamitakse kollageeni tohutult. Ja seal on tavaliselt on see 20-aastane hästi ilus peenike tütarlaps, kes ütleb, et seal reklaamis, see kollageen mõjub mulle nii hästi, on ju. Aga 20-aastane ei saa kuidagi moodi tunda, et see kollageen talle mõjuks. Kui see proua on juba 50 ja siis ta on muutunud selliseks, siis on kindlasti jube hea kollageen, on ju. Siis võib võtta. Aga jälle võiksime teha ise toitu. Siin on minu kondid, need on maheveise kondid. Luuüdi on siin veel ka sees. Täiesti vägev, see on nagu nii tervislik.
keedad neid siis ütleme 12 tundi või palju õhtul paned pliidi peale, jätad seal, kellel see ütleme elektripliit on, võib-olla 1 peale, niimoodi, et 1 mull tuleb hästi aeglaselt mingi aja tagant. Et jällegi saab ära jahutada, sügavkülma panna, siis suppi teha mõnikord. Et toitu tuleks teha, toitu tuleks pakkuda oma kehale. Kui me pakume oma kehale toitu, siis keha saab olla maksimaalselt terve. No üks seemneleivakeste retsept, näiteks kuidas seemneid süüa. Hästi lihtne teha, paned erinevaid seemneid toortatra jahuga näiteks sinna, erinevaid vürtse ja plaadi peale laiali ja kõikidele maitseb ja saab selle hummusega näiteks süüa. Nii, smuuti üks põhiline asi ka, mis ma soovitan. Ja ma soovitan smuutisid muidugi teha Eesti marjadest, arooniad, astelpajud, jõhvikad. Need on muidugi selliste maiguga marjad, et keegi neid naljalt ei söö, on ju. Aga miks osta jälle, et mingit kallist pulbrit või midagi. Ja kui me teeme selliseid smuutisid, siis ei pea ka nii palju C-vitamiini võtma sellel päeval võib-olla juurde talvel. Ja toortatra tang, väga hea siin kasutada jälle, et kuidas lihtsat toitu teha, võib-olla mis on sellised eriti vitamiinide ja mineraalainete pommid. Üks asi siis, mida ka hästi toitumisteraapias kasutatakse, on see vahelduv paast, intermittent fasting ja erinevalt nimetatakse. Aga tegelikult see ei ole üldse paast minu meelest. See on jälle selline tervislikud toitumise elementaarne osa. Ma nimetan see öiseks, siis öine söögipaus. Nii, ükskõik mis need soolestiku probleemid on, tähendab, ütleme, kui arsti juures on juba käidud ja midagi suuremat haigust pole, siis ja inimene on selline, kes pidevalt näksib, sööb hilja õhtuti, siis tuleb kindlasti hakata rakendama. Kõigepealt 12 tundi öine söögipaus, need õhtusöök lõpeb kuni hommikusöögini, on täiesti elementaarne igale inimesele. Soolestik saab puhata, puhastuda. Ja siis seda räägitakse ka, et 16 tundi. 16 tundi on üsna pikk paus ja soovitatakse tihti, et õhtul söö nii kaua, kui tahad ja siis söö alles lõunasööki. Mina ise pooldan seda, et ikkagi sa sööd õhtusöögi ära ja siis kuni hommikusöögini, sest enne magama minekut võiks ikkagi ka olla selline tühi aeg, mis siis aitab kaasa sellele, takistab patogeenide kasvu ja insuliinitundlikkus paraneb ja nii edasi, et kõik need samad head asjad, mis siin võivad siis kaasneda. Ja siis, kui 12 on juba täiesti hästi ei pane tähelegi enam, et 12 tundi on, siis võiks minna 13 peale, 14 peale, et ta tõesti ülekaalu puhul on ka hästi selline hea nipp. Aga see tähendab seda, et siis päeva ajal sööd korralikult, tervislikult, jah. Et see on üks selline hea nipp, jah, mida alati kasutada. Ja 12 tundi on elementaarne, et ta tegelikult ei ole paast, nimetatakse, selline nimi on lihtsalt. Nii, suhkrust natuke tahtsin rääkida. Et siin Maailma Tervishoiuorganisatsioon ja Eesti riiklikud soovitused ja toovad välja, et tervislik on siis 4 teelusikatäit suhkrut päevas. See on lisatud suhkur nüüd. Suhkrudoosist lisatud suhkur. 1 teelusikatäis on umbes 6 grammi. See näit on erinev, Nutridatas on erinev ja kohtas, aga ma ise kaalusin ära, et see on ikka päris keskmine teelusikatäis, oli 6 grammi. Nii, 4 teelusikatäit siis päevas, täiskasvanu. Ameerika Südameassotsiatsioon ütleb, et organismil puudub jälle absoluutselt füsioloogiline vajadus lisatud suhkru järgi. Me võiksime suhkrut saada süsivesikust. Et piimasuhkur, laktoos tuleb piimast ja nendest puuviljades, marjades erinevad suhkrutüübid. Nii, 4 teelusikatäit oli meil siis see päevane. Siin on erinevad siis pagaritooted, e-poodidest võtsin selle info. Ja siin on see ka, et aju vajab glükoosi, et aju ei vaja suhkrut. Ma olen kuulnud, et aju vajab suhkrut, on ju.
no sellepärast ma pean ikka kommi sööma, aga ei vaja ajusuhkrut. Vajab glükoosi. Kui palju on pagaritoodetes? 100 grammis, 1 kaneelirull, 12 grammi. No kaneelirull kaalub veits rohkem. See terve kaneelirull. Et siit sa saad juba 2 lusikatäit. Siin mõnedes on rohkem. Siin meekook, siit saab juba 100 grammist saab juba 4 lusikatäit. Batoonid. Kui on lisatud suhkrut batooni, seda ei tohi üldse süüa. Looduslikud need tervisebatoonid, kus suhkrut ei ole, kus on ainult puuviljad, sealt võiks ka ainult pool süüa. Et kui palju tegelikult on nendes kookides suhkrut juba on. Ühe koogilõigu sööme ära, päevane norm juba täis. Maitseveed, Coca-Colat, limonaadid, kõik 0,5 pudelis on 8–9 teelusikatäit suhkrut. Ja näiteks kui lapsed lähevad kinno, siis seal ees on selline lõkspood. Ma ei tea, kas siin on ka või? On ju? Ja sealt on täiesti võimatu mööda pääseda. Seal on kinokommid, siis on seal see popcorn, mis tõstab veresuhkrut täiega. Ja siis on seal gaseeritud joogid. Ja see teeb nagu sellise laksu veresuhkrule. Et ma ei tea. Need maitseveed, jumala ohtlikud. 4 teelusikatäit suhkrut, 5 teelusikatäit suhkrut. Ja kui on kirjutatud veel suhkruvaba, siis on muidugi sees need sünteetilised suhkrud on ju. Et parem seda värskat võtta või vett siis. Nii, aga hommikusöögiks. Hommikusöögiks magustoitu, hästi levinud hommikuelbed või müsli piimaga on ju. 100 grammi, niisugused tüüpilisi hommikuelbeid ja müslisid sisaldab, siis 100 grammi, jälle 6 teelusikatäit on siin suhkrut. Aga täna on muidugi juba tervislikke ka müügil. Täna on päris palju, aga vaata, need ei maitse ju, on ju, suule. Et siis on jälle probleem, on ju. Kus see müslikomme üldse tulnud on? See on midagi meie kultuuri... Ma ei tea. See tuli mingi aeg, eks ta kuskilt välismaalt tuli, aga ma niimoodi ajalugu ei tea. Ja see on selline problemaatiline. Suhkruga keedetud puder moosiga. Et siis ära pane suhkrut või ära pane moosi. Pannkoogid. Siia võiks kindlasti taigna sisse mitte suhkrut panna, kuna pannkoogi peale ikka midagi paneme. Siis enam suu ei saa ka aru, kas taigna sees on suhkrut. No kohukesed, magustatud poemahlad, röstsaiad. Ja pannkoogi sisse hästi ideaalne kasutada neid erinevaid jahusid. Ja banaani magustuseks näiteks. Nii, stimulandid. Kohv on hästi selline nagu mitmete omadustega, et ühest küljest kohvis on hästi palju vitamiine ja mineraalaineid. Teisest küljest kohv on üks kõige mürgitatum aine. Professor Mihkel Silmer ütleb kohvi kohta taimne pestitsiid. Et siis võiks valida mahekohvi tegelikult. Ja natukene ta siis tõstab veresuhkrut selles osas, et ta lõhustab seda talletatud suhkrut kehas ja keha vajab kogu aeg neid stimulante juurde, kofeiin, nikotiin, alkohol, et siis on väsimus, tujukõikumised, ärevused, suhkruiha, aga just see suhkruiha ja magusa isu, mis on tegelikult teema meil hästi, siis see võiks käia sellises järjekorras. Kõigepealt vaadata menüü üle, võtta see suhkur ära ja panna toitu asemele, sest tegelikult see suhkruiha, magusa isu kõige esimene väljendus ongi see, et keha tegelikult vajab toitu. Nii, võtab mingi kommi, justkui petad ära keha ja tahad, et midagi tuli, veresuhkur läheb ka ülespoole, tuju läheb heaks, aga toitu tegelikult ei tulnud, on ju. Et kui on see magusa isud, siis see on esimene asi ja siis saab juba edasi vaadata, et kõigepealt tuleks menüü paika panna. Ja koolis lastel tänapäeval väga palju ärevushäired, tähelepanuhäired, nii, et kõigepealt tuleks vaadata see menüü üle selle magusa osas ja siis vaadata edasi, et kas päriselt on vaja antidepressante või midagi, on ju. Et mul on käinud
ka väikeste lastega, kellel on juba antidepressandid kirjutatud, aga noh, seda menüüd tuleks kõigepealt vaadata esimesena. Ja siis lõpetuseks, või mitte lõpetuseks, vaid ühesõnaga siin on need ained, mis meie keha vajab elutegevuseks. Ja kui me siin mõnda on väga palju puudu, nagu alguses tuli välja, sel inimestel on üht-teist ikkagi puudu. Et siis, kui pikalt on siit mingit puudu, siis me võime ära surra. Et aga noh, üldiselt, kuna meil inimesed siin linna peal käivad ringi, keegi pole surnud, maha kukkunud, siis me ikkagi saame toidust neid kõiki aineid, on ju, enamusest. Aga noh, kui hästi meie keha saab kõiki essentsiaalselt vajalikke, hädavajalikke toitained, et hoida meid maksimaalselt tervena, et siis seal on see küsimus. Ja kõigepealt võiksimegi ehitada alati kõige tähtsam see investeerimine tervisepanka, see maja esimene korrus, et me anname kehale ainult funktsionaalset toitu, et kõik, mis me suhu paneme, võiks aidata kehal funktsioneerida. Nii. Ja siis me ehitame selle esimese korruse, need ongi kõik need vitamiinid ja mineraalained ja muud ained. Siis meil mingid augud jäävad siia esimese korruse vundamenti, et kõik teavad, et D-vitamiini me piisavalt keha nahk ei sünteesi. Siis me paneme D-vitamiiniga, selle topime augu kinni, vundamendi augu. Ja siis kõige lõpuks, kui meil on korralik vundament siin all, siis me esiteks vajame vähem arstirohtusid, sest me keha saab maksimaalselt meid terve hoida, kui palju geneetiliselt antud on. Nii. Ja siis müüakse meile igasuguseid seenepulbreid ja erinevaid taimseid preparaate, aga kui me neid, kummelit ei tarbi, siis me ära ei sure. Aga kui meil on siin nagu logiseb esimene korrus ja augud on sees, siis me võime ära surra lõpuks. See tähendabki seda, et kui me ostame igasuguseid, muid lisandeid, mis ei ole need essentsiaalsed toitained, seenepulbrid näiteks praegu väga populaarsed, ma ei tea, kas teie ka teate, igasugused erinevad, iga ettevõte toodab oma uut mingit sugust ägedat taimset toidulisandit, on ju. Aga kas meil päriselt seda vaja on? Võib-olla, kõigepealt tuleks vaadata see esimene korrus üle. Kui siin on augud sees, siis tuleb need augud ennem kinni panna. Ja siis saab tõesti, näiteks tšaaga on ju väga populaarne, see musta pässiku jook on, siis need asjad saavad meid paremini aidata. Ka arstirohud saavad meid siis paremini aidata. Võib-olla polegi vaja üldse siis arstirohtu enam, on ju. Et see võiks sellises järjekorras käia. Täna tihti, mis ma näen oma klientide pealt, on see, inimestel on muidugi suur surmahirm. Igal pool ju kirjutatakse, kui sa ei ole tervislik ja kui sa meie seenepulbrite tarbi või seda asja tarbi, siis kõik, mis siis juhtub, on ju. Et see käib niipidi, inimesed loevad igasuguseid asju, kirjutatakse ju ka palju, näidatakse, kuidas inimesed on haiged ja niimoodi. Ja siis nad hakkavad kõigepealt, võtavad nad tohutu raha panevad siia, igasuguste pulbrite ja sellerimahlade ja sellerimahla jaoks on muide spetsiaalne mikser on ju välja töötatud, mis maksab 300 €. Sa saad selle tellida, et teha kõige paremat sellerimahla. Et nad alustavad sellest, vaata. Aga esimene korrus logiseb ja sa ei saa ehitada maja niimoodi, et kõigepealt ehitad 3. korruse ja sul esimest polegi võib-olla. Et niimoodi võiks käia see tervise, just see toitumise poole pealt see asi. Natuke toidulisanditest lõppu. Et toidulisandeid, siis ma mõtlen need lisandid, mis on essentsiaalsed toitained. Need ei ole mingid muud pulbrid, vaid need, mis käivad sinna esimesele korrusele. Ja neid me võtame selleks, et taastada keha keemiline tasakaal, mitte millegi raviks või niimoodi. Ja võtame neid, mida jääb puudu, mida me toidust kätte ei saa, mis on teada. Esialgu, see on niimoodi esialgu, kui inimene tuleb, läheb apteeki või sinna looduspoodi või minu juurde tuleb, mina ju selles mõttes vereproovi ma ei vaata toitumisterapeudina, aga mis on need esimesed, mis jäävad sõelale, mida mina soovitan inimestele. D-vitamiini, kõik teame, on ju, et meil keha ei tooda piisavalt. Siis Q10, 40+ võiks kõik Q10 võtta.
sest seda meil keha enam ei tooda. Seleeni mullastik on seleenivaene, populatsioonis on defitsiit ja omega-3 rasvhapetest oleme ka defitsiidis. Ja need on kõik nagu nii hästi palju uuritud ja see on teada. Kui palju võtta, Põllumajandustoiduamet on andnud meile väga korralikud juhised, kui palju võtta toidu lisandeid juurde, mida vaja on. Q10, kas on mingi spetsiifiline võtmine, kellaajaline või päeva pool? Q10 on rasvlahustuv, siis hommikul võtta. Kõigepealt ta on 6 tundi lümfisüsteemis antioksüdant, siis ta läheb vereringesse, hakkab energiat tootma, et siis seda hetke ei või jätta magamisajaks, et siis ta võib natuke energiliseks teha hommikul. Nii, seleeni puudus, mida võib põhjustada? Südame puudulikkust. Näiteks loomad on saanud nõukaajast seleeni juurde. Muidu väiksed loomad surevad ära. Kilpnäärmes on kõige rohkem seleeni, toetab sellist normaalset kilpnäärme toimimist. Et praktika näitab, et inimestel võivad kilpnäärme näitajad minna paremaks, ei pruugi kõigil muidugi, aga võib katsetada. Glutatiooniperoksüdaasi tootmine, mis on siis suur antioksüdantne süsteem inimeses, väheneb seleeni defitsiidis 97%. Sellest tuleneb see, et seleen toetab immuunsüsteemi toimimist. Ja depressiooniga, vaenuliku käitumisega seosed ja Margus Punab on ka Eestis uurinud seda just meeste tervise seost seleeni puudusega, et vähenenud viljakus, vähem normaalseid sperme, eesnäärmevähk seotud siis seleeni defitsiidis. Meestel on siis rohkem neid sümptome. Siin on Anu Viitaki slaidid, kes on TTÜs uurinud seda seleeni teemat 30 aastat. Et Eestis siis seleeni uuringud populatsioonis, et seleen on kogu aeg on siin alla 70, et see on defitsiit. Soomes hakati 84. panema seleeni väetistele juurde ja populatsioonis siis tõusis kenasti see seleeni taset 80–120, mis on siis normaalne. Kuidas seleeni võtta? 100 mikrogrammi ööpäevas täiskasvanule, aga ohutu ülempiir täiskasvanutele 300 mikrogrammi ööpäevas. See on siin kõik riiklikud soovitused. Ja just selles, kui te panete Google'isse, see dokument tuleb hästi välja, võib-olla teate seda dokumente, neil kodulehelt väga raske leida, aga kui Google'isse panna see otsingus, siis ta tuleb kohe ilusti. Laste, just et kui on vaja lastele soovitada, et seal on kõik vanusegruppidena kõikide erinevate toidulisandite osas niimoodi välja toodud. Aga seal on ka esimene, see on see päevane võrdluskogus, mis on üldiselt üsna väike. Et siis seal on natuke vaja uurida, et D-vitamiinil näiteks see päevane võrdluskogus on 5 mikrogrammi. Aga meil on vaja tegelikult päevas siis see täiskasvanute ohutu ülempiir on 100, mis on siis 4000 IU-d, 100 mikrogrammi on ju. Ja seleenis on ka niimoodi, et päevane võrdluskogus 55, mis on vaja kätte saada. Aga selleks on vaja toidust saada 110, et siin jälle need ka asjad, et kui palju siis mingitest toiduainetest teda üldse imendub või kui palju imendub lisandist. Nii. Ja seleeni ei tohi tarbida vähipatsiendid kiiritusravi ajal, sest ta on antagonist võib-olla natukene vähiravile. D-vitamiin. Miks puudus tekib? Seda kõik teavad, et ei päevita üldse piisavalt, katame keha ära ja siis seda vähem. Vanusega hakkab keha nahk üldse vähem tootma. Kes on tumedamanahalised, nendel on teda vähem. Kõik klaasid ja päiksekaitsekreemid vähendavad seda nahas sünteesimist. Samal ajal päiksekaitsekreeme peaks kasutama, on ju, et tuleb leida see tasakaal. Kasutada muidugi ökoloogiliselt puhast päiksekaitsekreemi. Oliiviõlil on muidu 8 on see faktor näiteks. Kui ei ole väga kuum päike Eesti suvel, siis võib mõelda, et kes tahab seda kasutada. No ja siin on ka, et kuna see D3 neerudes siis muudetakse bioloogiliselt aktiivseks vormiks, et siis peab jälle teadma, et kellel on
on maksaga probleeme, kellel on neerudega probleeme, et siis juba võib see D-vitamiini tase olla veel väiksem kui tervel inimesel. Et siis alati nende vitamiinide, mineraaleinete puhul vaadata, et kus kohas nad seal kõige rohkem imenduvad, mis organid on seotud nagu selle töötlemisega või muud, et siis kui on nende organitega probleeme, siis juba võib olla sellest toitainest või vitamiinist nii-öelda siis rohkem puudus. Kuidas võtta? Päevane võrdluskogus on tegelikult väga väike, aga täiskasvanute ohutu ülempiir 4000 IU-d, aga siin peab kindlasti mõõtma. Inimeste kehad on täiesti erinevad. Ühel kliendil, kes mul üldse juurde ei võta, tal kogu aeg 250. Veres võiks see tase olla, mida teadlased soovitavad, siis 75 kuni 160. 75 on see referentsi maksimum meil. Ja põhjamaalastel ta talvel uuringute järgi ei tõusegi väga palju. Sa võid talvel võtta suurt kogust juurde, aga ta võib ikka sul jääda 80-90 on ju. See on juba väga tubli. Kui võtta juurde 1000 IU-d, siis see hoiab taset, et on näiteks defitsiit 30, ta ei pruugi üldse tõsta 1000-ga, siis tuleks vähemalt 2000 IU-d tõsta. Ise tegin endal sellise testi, siin 2 aastat tagasi aprillist augustini võtnud üldse juurde. Ja siis mul oli augusti lõpuks 73,5. Nii. Siis ma mõtlesin, et võiks natukene kõrgem olla. Siis võtsin 2 kuud 4000, siis oli novembriks oli 128. Siis vaatasin, 4000 tõstis nüüd päris kiiresti. Ma võtsin muidugi sellist D-vitamiini, kus on testitud, et kas kapslis on nii palju toimeainet kui karbi peal kirjas. Nii. Ja siis võtsin 3000 märtsini, märtsis oli 80, ehk siis veits nagu langenud. Ja siis ma vaatasingi uuringuid palju läbi ja siis ongi, et põhjamaalastel ta talvel ikkagi pigem nagu langeb isegi preparaadi juurde manustamise puhul. Et siin on iga inimene peab leidma selle enda optimaalse koguse, aga kindlasti ei tohiks võtta väga suuri koguseid. Alternatiivvaldkonnas soovitatakse 10 000, 20 000 väga kergekäeliselt ja inimesed võtavad on ju. Aga meil on olnud ka juhtumeid, kus inimesel läkski 400 peale ja see võib olla juba mürgine, kahjustada juba neerusid. Et sellepärast ikkagi ei saa nagu kergekäeliselt neid asju niimoodi juurde võtta. Et vesilahustuvaid nagu C-vitamiin ja neid võib võtta, sest need tulevad meist välja kergemalt. Aga need rasvlahustuvad, nemad võivad tekitada probleeme, kui neid üle võtta. Oomega rasvhapetist natukene. Kas te võtate juurde oomega 3? Üks noogutus ainult. Teised ei võta või? Et siin on ka see, et üldiselt uuringud näitavad, et populatsioonis on defitsiit. Ja mida siin mõõdetakse? Ma ennem korra rääkisin seda vaatan, kas mul sellest... mõõdetakse seda siis oomega 3 ja 6 suhet verest, et siis ideaalne on 1:2. Seda mõõdab SYNLAB, aga mõõdavad ka kõik need kalamüüjad, need siinod ja asjad võtavad siit 3 tilka verd ja siis saadad ümbrikuga ära ja siis saad teada, et defitsiit on ju. Aga tegelikult täna kõik teavad, et see on defitsiit. Oomega 3-ga hästi palju uuringuid ka tehtud. Aga see nüüd soodustab sellist põletikku, nii-öelda põletiku kerget külge hakkamist ja sellise põletikulise fooni, kui on nüüd nii-öelda see suhe siis 6 kasuks. Et tänapäeval need testid tulevad nüüd, et 1:40, 1:30. Nii. Ja milles see tekib, ongi see, et inimesed ei söö piisavalt rasvast kala ja süüakse oomega 6 rasvhappeid, mis on see läänelik toitumine, et palju liha ja palju töödeldud toitu. Rasvast kala peaks sööma siis mingi 4-5 korda nädalas, heeringat ja forelli ja lõhet ja mida meil vaja on oomega 3 rasvhapetest? Preparaadi paki peale on kirjutatud alati, et kalaõli on nii palju, siis on seda eikosapentaeenhapet ja dokosaheksaeenhapet. Vot neid 2 on meil vaja. Et sealt seest. Neid me saame lõhe, forell, heeringas, makrell, vetikad. Me saame ka seda taimsest kraamist. Sealt me saame alfa-linoleenhappe kujul.
ja sellest keha hakkab küll sünteesima kohe, see on täiesti kehaomane protsess, neid omega-3 rasvhappeid, aga väga vähesel määral näitavad uuringud. Kehal ei ole piisavalt seal vajalikke ensüüme ja sellest öeldaksegi, et 5–15% saame kätte. Et selles mõttes siin on jälle veganid jäävad natukene defitsiiti rohkem, no ütleme kõvasti defitsiiti, et kellel võimalik või lubavad need uskumused, et ikkagi võtta siis preparaati, seda loomset preparaati juurde. See oligi esimene. Nii, miks defitsiit tekib? Ise ma tegin sellise testi, kuna mul need erinevad siin siinomüüjad ja need on pakkunud kogu aeg, siis ma tegin neid teste. Ma ei tarbinud lisandit, ei olnud terve talve tarbinud. Tegin testi ja mul tuli 1:8 see suhe. Kuna ma enda arvates toitun tervislikult, ja me saame ikkagi toidust seda mingil määral. Me saame isegi rohumaa veiselihast saame omega-3 rasvhappeid. Oli 1:8 ja siis ma üritasin tarbida tõesti 3 korda nädalas rasvast kala. Ja siis ma tegin uue testi ja siis oli 1:4, mis näitab seda, et me saame seda kalast täitsa kätte. Teine asi on see, et soovitused on ju kala mitte üle 2 korra nädalas süüa, kes kalades sisalduvate siis mürkide pärast. Siis on see küsimus, et mida siis süüa. Küsin vahele, kuidas kalakasvandustega on seal samamoodi tegelikult millega söödetakse, millega kalu ravitakse või ennetuse sõnaga, et okei, ma saan aru, võib-olla see heeringas ja kõik see asi, aga kas see on siis omegat sisaldav kala, kui ma seda? Ma ei tea, ma olen ise ka mõelnud, tahaks minna näiteks ka sinna Saaremaale, sinna Pähkla kalakasvandusse, kus ma olen tellinud tegelikult kala, küsida, et mis te annate neile ja mismoodi see kõik käib, on ju. Et ma lugesin tuli just siin välja kalade uuring, kus olid kõik need ained, see avalik mingi riiklik uuring. Ja seal oli kirjas, kuidas kõikides kalaliikides oli siis, ikka kõik oli niimoodi ilusti alla selle, mis lubatud on. Erinevad seal mürkained, et kõik oli ilusti alla. On ju. Aga ma, kuna ei ole ka ju sellel alal nii spetsialist, et ei tea ju, kas see on siis niimoodi ilustatud või ei ole. Ja siis sama, täpselt, et kasvandusse peaks minema, aga kas ma saan sealt seda õiget infot siis kätte või? Ma ei tea, on ju, lõpuks. Kuigi nendel on kirjutatud kodulehel, et kõik allikavees ja kõik sellised jutud, et ja see kala on täiesti teise maiguga kui see Norra kala. Te olete kindlasti proovinud seda kõik, on ju. Et see on täiesti teistsugune kala. Siis mõtlen, et see on ikka õigem kala nähtavasti. Et ma seda alati soovitan inimestele, et tellige sealt, on ju. Et aga ma ei ole selles mõttes, jah. On see idee, et läheks sinna külla ja küsiks, aga ma ei tea, kas nad mulle ütlevad ja ma pärast räägin koolitustel on ju edasi kõik. Et ühesõnaga EPA ja TH on see, mida siis preparaadi pealt vaadata. Neid on meil vaja. Kalaõli meil sealt vaja ei ole. Nii. Siis jah, selles mõttes selle süntees on ju taimsest on piiratud inimestel. Ja kui meil on see nii-öelda omega-6 rasvhapete liigne tarbimine, hästi tüüpiline lääne dieet, et me ei mõtle tervisliku toitumise peale, siis see tõrjub seda TH-d veelgi välja. Ja selle omega-3 puhul ei saagi öelda, et need on need sümptomid, vaid et mis uuringutes on välja toodud, et põhiline on see, et see puudus soodustab põletikku. Hästi soovitatakse alati juurde võtta erinevate põletikuliste haiguste korral, autoimmuunsete haiguste korral, reumatoidartriit, siis see autismi ja ATH puhul väga oluline, et kohe juurde anda. Ja ütleme igasugused nahateemad, aga üldse kuna see on jälle see 1/4, mis on teada, et meil jääb puudu, et siis me selle pärast võiksime seda juurde võtta. Meil olid nüüd natuke tuleb veel, kuidas siis seda omega-3 manustada.
professor Mihkel Silmer on andnud sellised juhised, 500 milligrammi päevas kokku EPA-t ja DH-d umbes. Noh, seal paki peal vahest tuleb mõnes 600, mõnes vähem, et noh, niimoodi 500, mida võib julgelt siis võtta, millele ka mina toetun. Lõpuks on tunnetus ka hästi oluline. Ütleme, erinevates preparaatides on need toimeaine kogused väga erinevad. Siinsiinos on teda palju rohkem näiteks, kui tuua näide. Et siis ma soovitan, kui on seal toimeainet rohkem, ütleme 1000 võib-olla juba või on hästi kontsentreeritud, siis ma soovitan võtta 3 kuud ja 3 kuud vahet pidada, umbes teha niimoodi. Sest et on ka uuringuid, kus näidatakse, et kui nüüd liiga palju tuleb seda sisse, siis võib ka hakata seda rasvade metabolismi juba segamini ajama. Nii, aga mida soovitab EFSA ehk siis Euroopa Toiduohutusamet? Ta ei soovita väga palju asju, see on ka, millele võib nagu kindlalt toetuda. Nemad ütlevad tegelikult, et 5 grammi, see on 5000 milligrammi. Igapäevane täiendav tarbimine ei tekita ohtu. Ja nüüd, mida EFSA veel ütleb? Tema nüüd soovitabki tegelikult vererõhu ja triiglütseriidide taseme säilitamine. Et selleks on vaja siis tarbida 2-4 grammi kokku siis EPA-t ja DH-d päevas. Ehk siis 2000 võib täitsa julgelt. Ja muidugi vererõhu ja triiglütseriidide teema puhul kindlasti tuleks juurde võtta. Ja siis öeldakse veel 250 milligrammi DH-d tervete täiskasvanute laste südame- ja veresoonkonna üldise tervise säilitamiseks. Et EFSA soovitused on küll, millele võiks. Ja need lähevad, need kokku, ütleme siin, et 250, siis EPA-t ka 250 ja 500 tuleb kokku. Ja rasedad peaksid kindlasti tarbima vähemalt siis 200 milligrammi DH-d, sest eriti 3. trimestril võtab loode emalt hästi palju DH-d ja see on aju arengu jaoks väga tähtis. Et kui meil öeldakse, et folaati tuleb võtta, siis teine asi, mida kindlalt peab raseduse ajal võtma, on omega-3, et selle omega-3 ja raseduse kohta ka väga palju uuringuid. Jah, lastele see EFSA ütleb, et lastele, aga 250 DH-d järelikult ikkagi ka see 500. Aga siin on jälle lõpuks on see, et natuke erinevad allikad ütlevad erinevalt. Mina näiteks oma 14-aastasele, kes teeb väga palju sporti, annangi seda 500. Ja ega iga päev ei õnnestu. Et mõnikord, kui ta seal parasjagu on, vaatan, et sööb rasvast toitu, siis annan ruttu need kätte, aga iga päev ei õnnestu see on ju. Aga samas 9-aastasele ma 500 ei anna iga päev, annan talle nädalas paar korda, kui õnnestub jällegi on ju. Nagu jaole saada ja meelde tuleb. Et siin jälle hästi tunnetuslikuna nii tegelikult erinevad soovitused on. Kuigi EFSA soovitusetele me võime nagu kindlasti toetuda, sest et siin jah, nad soovitavad väga vähe. Ja viimane asi, nüüd meil 4 toidulisandit on ju, mida me võiksime anda inimesele juurde niimoodi, et on teada, et kõikidel on enam-vähem puudus. Koensüüm Q10. 2 vormi on saadaval, üks on energiatootja, üks on antioksüdant. Ja väga tähtis asi, defitsiit tekib vanusega 20. eluaastates, kui siit järgmine tabel, siin on näha, et tema tootmine kasvab ja siis üks 20. hakkab tema tootmine langema, ta on erinevates organites. Hästi tähtis südame-veresoonkonna teemade puhul. Saab suurt toetust. Kes võiksid võtta? Tähendab defitsiit. Miks tekib defitsiit? Ongi vanusega, et 40 pluss võiksid siis seda kindlasti juurde võtta. Just krooniline väsimus, et saame vanemaks, tekib väsimus, et looduse poolt on siis seatud, nii et võiksime, et see on 40 pluss, me võiks eest ära minna, noored tahavad peale tulla, et me siis saame natuke seda loodust petta. Krooniline väsimus ja just, et on leitud ka, et vähihaigete tase on väga madal. Erinevate. Kas siis vähihaiged võiksid võtta? Ja seal on uuringud ka tehtud, et see ei ole ohtlik, et suured uuringud on täitsa vähihaigete puhul tehtud. Ma käisin kuu tagasi just onkoloogi vestlusel, mitte vestlusel, vaid loengul ja seal
oli nagu öeldud, et vähihaigete puhul mitte mingisuguseid asju juurde. Ja seal ongi, et üldiselt toidulisandeid ei soovitata sel puhul, sest aga on Q10-ga on tehtud suured uuringud, et need võib kohe eraldi välja võtta, mul on üks eraldi Q10 esitlus on ja, et sellel puhul on tehtud uuringud, et see ei ohusta mingeid kõrvalmõjusid ja suured kliinilised placebo kontrollitud selles korralikud uuringud. Seal oli ka see väide, et ei ole tehtud uuringuid ja ei ole turvalised. Jah, eks nad nii ütlevad, kes pole uuringuid vaadanud. Aga võite mulle kirjutada, ma saadan näiteks, siin pärast on see, ma pärast näitan seda meiliaadressi ja siis ma saan välja võtta. Muidu võiks siin mitu päeva rääkida, et täna mõtlesin, panen hästi vähe nagu kokku. Nii. Intensiivse spordi osas ka, et tõesti tippsportlased võiksid võtta. Ungaris näiteks on Q10 siis Q10 on selline sertifikaat, et see ei ole doping, on täitsa olemas, aga ta töötab nagu doping. Kuna see on keha oma näide, mida keha ise toodab, aga peale mingis vanuses enam ei tooda ja kui väga palju energiat kasutatakse, siis läheb rohkem seda Q10 vaja ja ta kaitseb ka nende mikrovigastuste eest ja niimoodi. Kehasisene tootmine hakkab siis vähenema, 40 siin pluss siis juba võiks juba võtta. Ja üks asi, millest on tehtud väga palju uuringuid, et statiinid ehk siis kolesterooli alandajad töötavad nii, et nad selle kolesterooli tee nagu blokeerivad ära, et kolesterooli ei toodeta, aga sama nii-öelda tee kaudu toodetakse ka Q10. Nii. Ja statiinide kõrvalmõju tihti on selline lihasvalu ja inimesed jätavad järgi selle statiinide võtmise, aga tegelikult tuleks siis võtta juurde Q10, vähemalt 100 mikrogrammi päevas. See lihasvalu tekib Q10 puudusest. Siin on uuringud, mida on tehtud statiinide siis seoses selles, et kui palju erinevad statiinid vähendavad Q10 tootmist. Hästi palju uuringuid. Kes peaksid võtma just südameprobleemidega, igasugused südameprobleemid, energiapuudus, erinevad kroonilised haigused, hambaprobleemid, isegi paradontoos, et siis närid selle kapsli katki ja need head bakterid siin suus saavad väga palju abi ja see paradontoos võib saada tuge. Nii. Ja kuidas võtta? Koos toiduga, hommikuti. Seda on rasvlahustuv. Kuidas Mihkel Silmer soovitab niimoodi, et esialgu võtad üks nädal, 2 võtad 100 milligrammi ja siis võib üle minna näiteks 30 või 60 päevas. Aga kui on ikkagi statiinid või on kroonilised haigused, siis ikkagi 100 milligrammi vähemalt päevas. Alla 30 ei oma efekti. Ja hakkabki lõppema meie loeng, et organism on siis selline holistiline tervik. Kas ma toitumisteraapias vaatan ka. Ja et kui kuskil on see probleem tekkinud, siis tuleb tervikut aidata. Sest tänase meditsiini juures ja igasuguste testide juures me ikkagi nagu päris täpselt ju raku tasandil ei saa ikkagi teada, et kus see päris põhjus on, kus see nagu kõik pihta hakkas. Et siis ikkagi püüame seda tervikut aidata, siis on see nii-öelda see toitumine ja siis see meditsiiniline tugi ja siis see liikumine ja siis see vaimne töö endaga. Et see kõik panna sinna potti kokku ja imerohtusid ei ole. Mis ma täna näen, on inimesed kogu aeg loodavad imerohtude peale, et see nüüd jälle uus tablett tuli, mingi lisand asi tuli müügile, et see nüüd aitab mind. Ja siis ikka jälle loodetakse, aga tegelikult tuleb selle tervikuga tuleb ikkagi tööd teha. Jaa. Ma ise olen ikka 10 aastat endaga tööd teinud, igal pool teraapiates käinud ja kõik toitumise asjad läbi teinud ja kõik asjad ja siis aga jah, et ma ise olen saanud väga palju abi eluviisi muutusest. Näiteks mul on olnud migreeni peavalud, tugevad ooksendamisega ja neid täna ei ole enam, täna ma olen 41. Aga kui nüüd keegi küsib, et aga ütle siis, mis asi aitas, on ju. Ma ei saa öelda, mis asi aitas, sest ma olengi kõike teinud ja midagi, mingi asi või mingite mitmete
asjade koostoime siis aitas. Ma ei tea, mis asi aitas. Et ei ole imerohtu. Ja siis head tervist on siis, et tagada toitumine, ma juba rääkisin ära, stressi vähe, et mis see stress on, kõik asjad, mis närvi ajavad, kõigepealt väiksed asjad, et keegi sõidab autoga liiga aeglaselt või liiga kiiresti, kui me juba sellist, lähme närvi, siis sellised pisiasjad, need tuleks kohe ära lahendada ja siis minna edasi. Kõik asjad, tegelikult see ei ole üldse, et peab nüüd minema kuskile selgeltnägija juurde või kes vaataks, mis probleemid on, sest iga inimene tunneb tegelikult ise ära, mis probleemid tal ju on, mis siin kaela peal on, mis närvi ajavad igal päeval, need ongi need suured teemad. Et seda ma räägin ka seal toitumisteraapias. Bakterid tuleb terved hoida, menüüsse rohkem taimi ja mõned kvaliteetsed toidulisandid. Just selles mõttes mõned, et mõnikord mõni klient võtab 20 erinevat purki on. Täiesti igasugused asjad. Aga just, et mida sealt nüüd vaja tegelikult on. Et mõned. Ja siis niimoodi. Et ja siis see selles mõttes, et kui kellelgi on mingid sümptomid, siis tuleb aidata tal teha see sisemine otsus on, et ma saan täiega terveks, lihtsalt ma saan terveks . Ja ei ole niimoodi, et lähen sealt saan terveks, nüüd olen arsti juurde, arst ütleb, võta mõttes, et sa saad terveks, siis läheb puurida taha, ma ei saa nii terveks. Et see päris sisemine otsus tuleb teha, sest siis hakkab alateadvus juba ka suunama selliste selliste valikute poole, et siis kõik hakkab toetama. Ja see ei ole üldse mingi selgelt nägemine, see ongi ju, kui on mingid toredad asjad ja rõõmus meel, siis on hea olla. Kui on kurb tuju, siis on paha olla. Siis kohe näeme, see on täiesti tavaline elu selles mõttes. Ja niimoodi siis, mulle võib siin kirjutada siis ja. Kvaliteetse toidulisandi peale, et kus seda leida? Ma täna ei või siin reklaami teha, mul on küll enda jaoks välja sõelutud asjad, mis ma inimestele soovitan ja eks seal peab vaatama, et kas selle tootega on tehtud uuringuid, kas need inimeses imenduvad ja kas tooteid on teadusuuringutes kasutatud ja kas on tehtud testid, kui palju on see imenduvus ja biosaadavus ja sellised asjad on need kvaliteedi näitajad. Just peate kirjutama ja siis tuleb vastus. Kuidas meie Ecossi firma, kes on meie kodumaine ja võt jah. No võt Ecossi osas mul ei ole ühtegi tõendeid, et kas nad toimivad, aga ma ei saa ka öelda, et nad ei toimi. Et niimoodi ongi. Aga Popikas kodumaine ja siis et kas suitsuvorsti võib küll niimoodi osta. Ikkagi Eesti vein ja Eesti suitsuvorst ja kõik niimoodi. Aga vaat ibuprofeeni näiteks me ei saaks niimoodi osta. Et see on nüüd eestimaine, et kas neil on need kvaliteedistandardid täidetud. Samamoodi, et ravimeid toodetakse, see on nii ranged standardid on. Et seal sa võid valida, et kui juba apteegis on müügil, erinevad ibuprofeenid, erinevad firmad on ju. Erinevad toimeained, seal ongi see, et seal sobib see, et võta odavam, sest see toimeaine on sama ja seal ongi, kuna need standardid on lihtsalt nii karmid, et seal ei tohi mitte mingit eksimusi olla. Toidulisanditel puuduvad absoluutselt standardid, mitte keegi ei kontrolli ja see on ainult tootja kohustus. Ja kas siis tootja on selline, kes midagi kontrollib või ei kontrolli. Aga seal on just hästi see ka, et kes võib-olla toodab selliseid popikaid ja uusi asju, igasuguseid põnevaid. Et seal ei ole ja üldse taimsetel preparaatidel ei ole ka nii palju teaduslikke tõendeid. Et sellised need kvaliteedi asjad. Et toidulisandid on niimoodi, et looduspoodides ja apteekides see tase selles mõttes on täiesti sama. Aga jah, apteegist võib-olla rohkem.
Q10 puhul on see, et see tooraine, pulber on ju, see lahustub molekulideks, kui ta on 47 kraadi peab olema, aga inimeses on 37, et siin saab nagu kohe vaadata, kui pakutakse pulber kapsli sees, siis ta ei saa imenduda. Veespreina ei saa imenduda. Ta peab vähemalt olema rasvakapsli sees. Vähemalt. Et siin sellised nõuded. Tema on hästi eriline. Sama, aga see ei kehti kõikidele lisanditele. Need toimeained nii erinevad, kuidas töötlemine, kuidas need asjad. Et Q10 on üks eriline, C-vitamiin, D-vitamiin on sellised lihtsamad. Nemad võivad, kõik need võivad toimida. Palju on, ainult räägitakse nõnda D3-st, aga D2? No D2 täna enam eriti ei toodetagi, sest et on vahepeal jõuti mingil ajal selleni, et see D3 imendub ja kõik on parem. Aga D3 tuleb loomsest ja seda leidub rohkem üldse loodus. Aga täna D2 enam ei ole vist eriti müügilgi. No mina näiteks kasutan toodet, kus on mõlemad, nii D2 ja D3. Ja see firma küll ütles, et ta ei ole näinud nagu nii piisavaid vastuargumente D2 mitte selleks nagu kasutamine, nagu toote valmistamiseks. Ja tulemused on inimestel, ma olen aru saanud, kaasa arvatud ma ise, mul oli ka siin üks talv 250. Et oli hea tulemus. No ja siis toode toimib järelikult. Nad ise võib-olla ei olegi teinud tootega imendumisse uuringuid, aga siis on hea, kui inimesed teevad ära, siis saab teada. See firma teeb jah? No, väga lahe. See on vist mingi firma, mis toodab ravimeid ka nähtavasti. Ei ole? Mul on ravimilitsents, aga ta toodab ainult toidu. No ma ütlen, et mõned ikka teevad. Ja see on tore. Te mainisite Cincinot, kas olete kasutanud Cincino, ütleme selle sama testi põhjal, aga seda sama omegat? Ma kunagi kasutasin seda, jah. Aga mis nendel on? Ma ise vahest soovitan neid just lastele, sellepärast, et lapsed ei neela kapsleid, neil on see pudelis. Küsimus kohe otsa. Kuidas on pudeliga, tähendab, et ma võtan korgi ära, pääseb juurde? Ja hästi rääsuv on, sellepärast ma tegelikult ei soovita, täna enamus ikkagi, kes toodavad, panevad kapsli sisse, seda on hästi rääsuv, polüküllastumata rasvappe ja kuu aja pärast võib ta juba olla rääsunud. Et selles mõttes pigem eelistada kapslis. Lapselapsed närivad suurepäraselt kapsli katki ja söövad ka lagu. Jah, mul tegelikult enda omad ka, aga seal mõned veel väiksemaid ja niimoodi, et kes seal ei oska ja mõned on, ühesõnaga, kellele vaja midagi muud anda. Te enne rääkisite, mingi omega-3 on pika ahelaga. Kas neid on ka erinevad siis? Ei, see on ikka nüüd ühed samad. Öeldakse lihtsalt, et keemiliselt, et need on nüüd pika ahelaga rasvapped. Mitte, et neid oleks erinevad, parem üks oleks halb. Ei, selles mõttes mitte, jah. No seal on, kes toodab, on ju, et kui palju, kui puhas neil on ja mingid sellised kvaliteedi asjad jälle. Aga muidu see on üks asi, üks ja sama. Aga kaltsiumitablettide juurde tarbimisega? Kaltsiumi juurde? Kaltsiumi tarbimisega. No üldiselt toitumisteraapia puhul meil need kaltsiumit niisama naljalt ei tohi juurde soovitada. Et üldiselt kaltsiumit on teada, et toiduga saame. Ja üldiselt naljalt juurde ei soovita, siis peab ikkagi võiks nagu mingi arsti soovitus olla ka juba juures. Jah, D-vitamiini juurde muidugi, sest nad toimivad koos, on ju. Ja pigem vist eakamad inimesed võtavad muidugi, ma tean, paljud juurde. Pärast menopausi. Aga osteoporoosile tegelikult ei tohi. Ja osteoporoosi üks suurimaid riskifaktoreid on muide suurte korralike kliiniliste platseebo-kontrollitud uuringute järgi on seleeni defitsiit, mis on populatsioonis, mis on juba tähtis seal kõhrerakkude moodustumise juures. Ja kuna me oleme defitsiidis, kõigepealt peaks võtma seleeni juurde, et selle defitsiidi likvideerima. Ja ennem ka kui kollageeni võtta, võiks võtta seleeni, sest et seleeni abil toodetakse kollageeni. Selle tootmine küll vanusega väheneb, aga ikkagi jälle see nahk ja luustik
et kui on teada teaduslikult, et meil seleenist on puudu, et siis pigem just seda vaadata. Mingid ka riiklikud programmid meil olla, et selle asemel nüüd popcorne siin kinos panna võiks olla kuskil toidu sees. No muidugi. Ja, aga tegelikult isegi Terviseuuringu Instituudi toitumissoovitustes on kirjas see, et toidus on seleeni vähe, näiteks kun on teada, et meil on defitsiit populatsioonis, et on seleeni vähe ja võiks juurde tarbida, aga see on hästi seal niimoodi tagasihoidlikult on ju pandud. Ja. Aga piimatarbimine hästi palju räägitakse, et täiskasvanud inimene ei peaks ja. No, mina soovitan niimoodi, et kui nüüd ei ole laktoositalumatust ja kui ei ole ka tunnet, et jood piima ära ja hakkab kõhus paha või midagi on ju, et siis teda võib niimoodi tarbida küll. No tasakaalukalt. Et meil on muidugi, meie siin dieedis on nagu natukene, need piimatooted on liiga palju sees. Ja lõpuks ongi, et kui sa mingit asja liiga palju tarbid, et siis ta võib hakata kuidagi organismile vastu käima. Ja siis on alati muidugi see küsimus, et töödeldud piimatooted, meil on hästi palju ju, jogurtid, kohukesed, kõik on suhkruga, väga palju suhkrut on sees. Need peaks kõik ära jätma tegelikult. Et seda puhast naturaalset võib tasakaalukalt, kellel ei tekita vaevusi. Ja seal on hästi palju suhkrut. Ja siis on ärevushäired on ja tähelepanuhäired. Ja siis ja tegelikult ka lasteaiad saavad toetust, aga nad peavad selle toidutoetust, kus nad peavad piimatooteid valima, nad saavad nagu selle, ja seal oleneb siis lasteaia juhtkonnast, kas ta valib magusad piimatooted või muud on ju, et sealt tuleb teema ja teisest küljest ka erinevad alternatiivsed nii-öelda terapeudid ja seal valdkonnas väga palju ka räägitakse, et piima üldse ei tohiks on ju juua, et siin ongi natuke ka erinevad vaatenurgad. Et siis jälle peab ise tunnetama. Mina natukene tarbin, aga just tõesti püüan tarbida sellist naturaalset, võimalusel veel mahedat võid ja natuke hapukoort ja. Ja, aitäh. Aitäh.